Mhm. No nii, tere tulemast siis kõigile. Tänase selline webinari teema on meil siis mindfulness töökeskkonnas, kuidas vähendada ärevust ja kuidas hoida fookust. Ähm, Kõlab selline väga suure väljakutsena, et rääkida teile siin järgmise enam-vähem 45 minuti jooksul, kuidas seda kõike teha. Aga mõtlesin, et annan natuke kaasa teile ja siis vaatate, et kas ja kui palju see teiega haakub ja mis see mindfulness üldse on, sest et minu kogemuse järgi on sellest nii palju erinevaid tõlgendusi ja väärarusaamu, et natuke katsume seda mõistet ka siis selgitada. Kui teil on vahepeal küsimusi, võite teha mikrofoni lahti ja küsida või panna chati, katsun seda jooksvalt jälgida. Või siis jätan lõpus ka natuke ruumi nendele küsimustele, et saab kohe ära küsida. Ja mina olen siis Piret Maiberg-Nõu ja räägin teile kohe natuke lähemalt ka endast. Nii. Igapäevaselt toimetan siis küll Tallinna Ülikoolis, küll Toompargi vaimse tervise keskuses kogemusnõustajana, aga mindfulness teemadega olen kokku puutunud, nüüd mõtlema, ma arvan umbes 20 aastat. Küll erinevates vormides, erineval viisil, aga selline viimased 5 aastat olen siis läinud sügavamale selle teemaga. Siin pildi peal olen siis kahe oma õpetajaga, Leena ja Matti Pennaneniga, kes siis juhendasid seda mindfulness-based stress reduction'i programmi juhendaja väljaõpet. Ja täna koolitan ka sellisel Singapuris asuval sellises Mindfulness Academy's, kus siis jagan ka oma teadmisi ja oskusi. Igapäevaselt veel olen andragoog, toimetan andragoogide juhatuse liikmena, Toko juhatuse liikmena ja kuna mul on ka 3 last, siis ma ikka armastan öelda, et nad annavad mulle igapäevaselt selliseid häid väljakutseid, et ma ikkagi rakendaks võimalikult palju seda, mida ma ise õpetan. Ja ma ikkagi näen seda, et kui palju need tehnikad, mida ma ise õpetan, kui palju need mind ennast toetavad. Ja ma arvan, et see on ka üks hästi suur põhjus, miks ma kunagi selle julguse endas kokku võtsin ja üldse hakkasin nendel teemadel rääkima ja hakkasin õpetama, sest ma nägin, kui suure vahe see minu enda kogemuses teeb, et kas ma teen neid praktikaid või ei tee. Aga sinna me jõuame ka natukese aja pärast. Vaatame siis korra üle. Meie tänane eesmärk on siis natuke saada teadmisi sellest, kuidas siis see stress, ärevus ja erinevad katkestused mõjutavad meie keskendumist, otsustusvõimet ja suhtlemist ka. Ehk lisaks siis veel, et kuidas mindfulness aitab meil hoida tähelepanu, vähendada seda sisemist ülekoormust ja toetada seda, et me saaksime olla emotsionaalselt võimalikult hästi tasakaalus. Vaatame, mida saab teha, et tööpäeva jooksul oleks natuke rohkem selgust ja rahu ja sedasama tähelepanu hoidmist. Ja vaatame korra üle ka, et mis need vormid on, et mis üldse organisatsioonile võiksid sobida või võib-olla üldse ka millest alustada, et ise ju koolitajana tahaks öelda kohe, et 8 nädalat siis saate kõige suurema muutuse. Aga see on tavaliselt hästi suur risk või mitte risk, vaid võib-olla selline keeruline ühel tööandjal, et võtta ja 8 nädalat saata oma töötajad koolitusele. Küll aga väga kasulik. Võid korraks niimoodi mõelda iseendas, mis mulle üldse tekitab stressi minu töös. Olen siia paar märksõna toonud, et see võib olla see, et mul on hästi palju tähtaegu ja ma pean nendeks tähtaegadeks ju kõik asjad alati valmis tegema. Ja siis on niisugune surve või pinge on kogu aeg ja siis sealt tuleb ka ärevus. Võib-olla on sinu töös sellist liigset töökoormust, et ma ei tea, äkki sul on see tunne, et see töö ei saa kunagi otsa, et kogu aeg tuleb uusi ülesandeid ja vanad ei lahene
eest ära. võib-olla on see, et sulle antakse ebaselgeid tööülesandeid. Et noh, need inimesed, kes annavad neid tööülesandeid või see, kuidas need ülesanded sinuni jõuavad, et võib-olla see inimene või need inimesed on enda meelest andnud võimalikult selgelt ja neil on see taustainfo, aga sinul näiteks ei ole. ja kui sul on see ebaselgus, siis ongi hästi keeruline. ja seal võib olla ka see, et sul on hästi palju katkestusi tööl, näiteks ma ei tea, Slack on lahti ja sinna tuleb kogu aeg teavitusi ja siis või on Teams, võib-olla mõlemad paralleelselt, sest et on kaks erinevat keskkonda, mida kasutatakse. siis tulevad Messengeri, siis tulevad meilid ja siis tulevad mingisugused teise asja meilid ja nii edasi. ühesõnaga, tähelepanu võib endasse haarata, et neid asju võib päris palju olla. ja võib olla ka see, et sul on töökohal sellised keerulised suhted või on niisugune pingeline või on ebamugavust palju või nagu, kui on niisugune omavahel hästi keerulised suhted, siis tegelikult on ju ka see ärevus oluliselt kergem tõusma. just hommikul rääkisin ühe inimesega, kellel on tööl nagu väga-väga-väga keerulised suhted ja ta ütles, et noh, nii raske, et tegelikult ei saa üldse keskenduda, et kuidas ma saan oma tööd teha, kui mul on suhted nii pingelised ja ootuseid ei väljendata selgelt ja noh, sealt tekib jälle omakorda mingi lumepall, on ju. noh, eks sellega on natuke niimoodi, et ega me ei saa ju muuta seda, mis meist väljapool on. me saame tööd teha ainult iseendaga. väga tahaks, et teised inimesed teinekord meie ümber oleksid teistmoodi või käituksid teistmoodi. aga kokkuvõttes see võimekus nende olukordadega toimetada või siis iseenda sellist meelerahu hoida, see on ikkagi meis endas. hästi, korraks oled ilmselt juba kindlasti kuulnud, aga käin korraks üle, et kui me räägime stressist, et noh, stress kui selline võib olla kasulik ja üldiselt on stress selline keha ja meele selline loomulik reaktsioon, et natuke stressi on kasulik, see annab meile energiat, aitab meil fookust hoida, aga probleem tekib siis, kui seda on liiga palju. nii nagu enamuste asjadega, et kui ikkagi liiga palju on, siis meil on probleem. ja see stress saabki meil tekitada seda ärritust või ärevust. mõttetasandil kipubki olema, et meil on selline hästi palju muremõtteid ja me hakkame üle mõtlema. füüsilisel tasandil tavaliselt ongi siis see, et mis juhtub, uni on tavaliselt üks selline esimestest asjadest, mis kannatab. siis märkame võib-olla, et me oleme kehaliselt, füüsiliselt hästi pinges, tervis hakkab ühel hetkel märku andma ka. ja see mõjutab tegelikult arvutiga tööd teha. võib olla niimoodi, et me hakkame hästi-hästi-hästi palju töötama, et noh, ikkagi nagu ma pingutan, et näidata, et ma olen ikkagi tubli ja ma saan hakkama ja ma ühesõnaga teen üha veel ja veel ja veel ja veel. aga noh, ärevus ju samamoodi sellel ajal tavaliselt kasvab. aga võib ka olla see, et ma hakkan vähem tegema, ma hakkan üldse vältima neid asju, siis tekib tunne, et ma ei saa hakkama, ma ei taha, noh, seda on kõike liiga palju. ehk et siis kokkuvõtvalt stress mõjutab meie tähelepanu ja tegelikult ühesõnaga, et kui seda stressi on liiga palju, siis me tegelikult ei suuda ju ka selgelt mõelda või me ei märka seda kuidagi, mis selles olukorras nagu päriselt on. ja kui meil on selline hägune või selline pingestatud nägemine, siis me ei saa teha ka häid otsuseid või lahendada neid olukordi. ja käitumise puhul veel, et kui meil on seda stressi liiga palju, noh, ilmselt olete kõik kogenud, et kui on ikkagi pinget on palju, siis mulle tundub, niisugune hea väljend on, et me oleme nagu karvad on turris või me oleme niisugune nagu okkaline siil, et ainult puuduta ja siis kohe tuleb. aga tegelikult on ka teine viis ehk et seda stressi saab tegelikult ise natuke juhtida.
mõtlen siin just, et me ei saa nagu kõiki olukordi ära juhtida ja mingitel hetkedel, kui on väga akuutsed olukorrad, et midagi on just juhtunud ja midagi sellest väga suurt on ju, noh, siis on ju loomulikult, et see on suur asi ja me saame seal ka nagu juhtida, me saame seal leida selliseid kohalolu hetki, aga et see, noh, see tuleb nagu niikuinii see emotsioon. aga kui sina juhid stressi, siis tegelikult me hakkame varem märkama, et ahah, et mingi pinge tõuseb või et on ärrituvus või et kuskil, kuskil tasandil sa juba märkad. Selliseks stressi juhtimiseks on hea võtta ka selliseid teadlikke mikropause, mitte ainult, et ma kord aastas puhkan ja siis lähen samamoodi edasi. Nendest mikropausidest me üsna pea räägime ka. Siis sa saad küsida enda käest, et mida ma praegu tegelikult vajan. See on selline hea märksõna või hea küsimus, et taaskord tulla sellesse käesolevasse või siia praegu kohale ja vastata sellele, et mis siis see on, mis praegu käsil on ja mis ma vajan. mis ma vajan, et selle olukorraga toime tulla, mida ma vajan, mida ma siin olukorras üldse vajan ja kui võimalik, siis pakkuda endale seda. ja enda stressi saab juhtida ka loomulikult niimoodi, et me toetame seda taastumist teadlikult. kõik need elustiiliga seotud tegurid, et me oskame piire seada, et me oskame õigel ajal magama minna, et me ei kuritarvita ühtegi sellist noh, ühesõnaga, et me ei kuritarvita alkoholi, me ei kasuta mingisuguseid selliseid ebavajalikke lõõgastusviise ja loomulikult need pausid. kui ma enne palusin sul korraks niimoodi mõelda selliste tööolukordade peale, et noh, mis see on ju. ma olen siia veel paar tükki välja toonud, aga võib-olla kõige olulisem mõttetera, mis sa siit võiksid kaasa võtta, on see, et tavaliselt see sündmus ise ei käivita meid, vaid see tähendus, mis me sellele anname. ehk noh, sündmus kui selline, no võtame näiteks, et punase tule taga seismine. Need, kes on autojuhid, on kindlasti kogenud seda, et sa sõidad autoga ja jääd punase tule taha seisma või noh, võib ka jalakäijana mõelda selle peale. kui sul on tohutult kiire, noh, kui sul on see ajasurve ja sa ei tea päris täpselt, kuhu minna. sa tead, et sa pead jõudma ühte punkti, on ju, sa oled juba hiljaks jäämas või noh, vähemalt tunned, et sa oled hiljaks jäämas, sa ei tea täpselt, mida teha, kuidas teha, siis ilmselgelt see pinge enda sees kasvab. ja noh, see ärritus ja ärevus ja kõik need emotsioonid tulevad ju sellega kaasa. aga nüüd, kui sa mõtled selle peale, et sul on aega hästi palju, sul on, pead rongi peale näiteks minema jalakäijana ja sul on veel tund aega ja siis tuleb see punane tuli, siis mõtled, et oh, nii hea, jälle paar minutit kulub ära, et või paar minutit, minuti jagu see punane tuli on ju, et jälle üks minut kulutatud, sest et kui sul on aega nagu hästi palju, kui sul ei ole sellist ajasurvet, sa tead täpselt, kuhu minna, siis ongi see, et tegelikult seesama, see punase tule taga seismine, see sündmus on ju üks ja seesama, aga see tähendus just erinevates olukordades on erinev, sest et need tegurid seal ümber on erinevad. ja tegelikkuses on niimoodi, et kui sa oled hiljaks jäämas ja sa päris täpselt ei tea, kuhu minna, siis seesama ärevus, mis siis tekib, et seda me saame ka õppida maandama ja saame õppida sellega toime tulema niimoodi, et ta tegelikkuses väga kõrgele ei tõusegi ja ei halva meid ära, ehk et me sellel hetkel suudame ikkagi teha selliseid rahulikke kaalutletud otsuseid. et üldiselt nende olukordadega on niimoodi ka, et kui meil on kõik hästi, siis meil ei ole probleemi,
aga siis, kui on keerulised sündmused või keerulised olukorrad või midagi on juhtunud, et siis on nagu see koht, kus meil on hea, kui on need erinevad mindfulness tehnikad või enda sellised toetamise tehnikad on hea, kui me saame need tagataskust kohe võtta. Siis, kui on rahulik periood, siis on hea, kui me neid niimoodi harjutame, et nad oleksid nendel keerulisel või sellel kriitilisel ajahetkel mõnusasti tagataskust võtta. Ja tõin siia selle lisaks punase tule niisugune töökeskkonna. Võib-olla oled saanud ka sellise kirja, et nüüd on see vaja, ma ei tea, palun paranda ASAP. Et see pole see, mis me kokku leppisime, saad sellise kirja, on ju. Ja noh, ilmselt esimene impulss on, kui see taustalugu on veel see, et me ju arutasime seda kuskil koosolekul ja me rääkisime sellest ja kõik selline, just kui sa oled enda teada, oledki kõik õigesti teinud. Siis saad sellise kirja, noh, esimene impulss on ju kohe, et tõuseb sihuke ärrituvus või võib-olla isegi vihastad, oleneb, mis tegurid parasjagu käsil on. Ja noh, esimese impulsi pealt, kes iganes on kirjutanud ühe kirja esimese impulsi pealt, ilmselt teab, et on hea anda natuke rohkem aega ja võib-olla see esimese impulsi pealt kirjutatud kiri ei ole alati kõige parem. Aga kui me siis reageerime sellele olukorrale, mis hästi tihti juhtub, et noh, siis näiteks üks vastustest võiks olla see, et kuule, tegelikult täpselt sellise, me just nagu rääkisime sellest eelmisel koosolekul, et noh, ja võib-olla lisad sinna veel mitte nii positiivse või mitte nii toetava sõnumi. Aga on ka üks teine viis, on ju, et me vastame olukorrale, et see vastamine olukorrale tulebki tavaliselt selline meile loomuomasemalt, siis kui sinna on seda aega nagu antud. Et ma ei tea, õhtul kirjutad kirja valmis ja hommikul loed korra üle ja siis saadad. Aga selle jaoks see on see, et seal ei pea tegelikult üldse olema nii suurt ajavahemikku vahel. Ja kui sa nüüd ise mõtled, et kas sa reageerid või vastad olukordadele, on ju, siis need reaktsioonid kui sellised, need ongi tavaliselt hästi kiired. Et noh, seesama, et tahaks halvasti öelda või tahaks kuidagi ebaviisakalt väljendada ennast või see on niisugune hästi nagu mõtlematu reaktsioon, on ju. Et ta tuleb hästi kiiresti, ta tuleb emotsiooni pealt, ta on niisugune pingestatud ja tihtipeale aktiveerubki siis seesama võitle või põgene režiim, et kus ma nagu hakkan võitlema selle vastu või siis tahaks teki üle pea tõmmata ja öelda, et ei, et mind ei ole, et kõik on valesti. See reaktsioon võib teinekord tunduda ka selline kontrollimatu ja tihtipeale me kahetseme seda, et kuidas see nüüd nii läks või miks ma niimoodi vastasin, et ma tegelikult ju ei tahtnud niimoodi öelda. Et need on need olukorrad. Aga kui me vastame olukorrale, siis me tegelikult vastame teadlikult ja see teadlikkus või selline teadvustamine on seal üks hästi suur märksõna. Ja seal on ka selline väike reflektsiooni osa tavaliselt juures, et ma märkan seda, mis minus on. Ma märkan seda esimest impulssi, kuidas ma tahaks öelda ja teen enda sees sellise kiiresti sellise väikese analüüsi ära ja saan aru, et võib-olla mis seal taga on ja tihtipeale on ka see, et mida mina olen märganud nii iseendas kui ka vestlustes teiste inimestega, et selline noh, kui midagi juhtub, vaata see sündmus on ju, et me anname selle mingi tähenduse, aga see sündmus tihtipeale võib juhtuda, ise olla nagu hästi selline väikene. Et siis, aga ta tuleb nagu nii õigel hetkel. Ehk kui mu selline anum on juba täis või see karikas on juba täis, siis sinna veel tilgutada natukene juurde.
siis tegelikult juhtubki see, toimub nagu see plahvatus. Aga selleks, et seda plahvatust ei toimuks, siis see stiimul või see sündmus, siis tegelikult on niimoodi, et kui see stiimul tuleb, siis enne kui me vastame, siis seal on üks niisugune väike paus või niisugune väike ruum, mida me saame võtta ja selles ruumis on selline see on niisugune võtmekoht. Ehk selles ruumis on ka see meie oskus või see meie võime teha seda valikut, et kas ma siis vastan sellele olukorrale nagu teadlikult, rahulikult ja läbimõeldud või ma ikkagi nagu lähen sinna reaktsiooni. Minu kogemustes ja inimestega rääkides on neil sarnased kogemused olnud, et tegelikult see, et kui ma vihastan sellises olukorras, kus võib-olla ongi nagu põhjust vihastada, siis kui ma ka vihastan, aga ma teen seda teadlikult, siis sellel on hoopis teine kvaliteet, ehk et see teadlikkus on jälle seal see võtmesõna, et kui ma vihastan teadlikult, siis see kvaliteet on teistsugune ja see vastutus on minu käes, ehk et ma olen otsustanud vihastada versus see, et ma lihtsalt vihastan. Ja kui nüüd korra enda peas lasid läbi, et mis sa üldse tead mindfulnessi kohta või eesti keeles on tal hästi mitu nime. Mina kasutan sõna mindfulness, sest et see on minu jaoks selline harjumuspärasem. Aga eesti keeles on ta siis teadvelolek, ärksus, ärksameelsus, meeleteadlikkus. Ilmselt on seal veel erinevaid nimetusi. Aga korra võid enda peast nagu läbi lasta, et mida sa oled kuulnud. Ja järgmise slaidiga kohe vaatame, mis see üks nendest võimalikest definitsioonidest on. Aga sa võid ka korraks mõelda enda peale, et kui sa mõtled sellise mindfulnessi peale, et mis pilt sul silme ette tuleb. Ja enamasti on niimoodi, et selline mindfulness on nagu hästi rahulik naisterahvas, väga õndse või väga leebe näoga ja suure tõenäosusega, vähemalt rahvusvaheliselt, istub ta ka sellises rätsepistes, et ta on väga sellises meditatsiooni ja väga zen asendis. Aga tegelikkuses, mis see mindfulness siis on? Jon Kabat-Zinn, kes on siis niimoodi hellitavalt öeldes selline mindfulnessi isa, kes on siis selle 8-nädalase mindfulness-based stress reduction'i programmi loojatest, siis tema ütleb, et mindfulness on tegelikult teadlik olemine kindlal moel, eesmärgipäraselt käesolevas hetkes ja hinnanguid andmata. Kõlab päris lihtsalt. Aga tegelikkuses eesmärgipärasus tuleb meil, ütleks, nendest kõige paremini välja. Käesolevas hetkes on selline trikikoht, et me justkui elame kogu aeg selles hetkes, mis meil praegu on, aga oma mõtetega me oleme tihtipeale minevikus või tulevikus. Väga harva oleme siin ja praegu selles samas kogemuses, seda kogemust tundmas. Ja hinnanguid andmata, just, et võtta seda kogemust täpselt sellisena, nagu ta on, siis me pigem ikkagi lähme sinna, et ma ei tea, mulle ei meeldi see kogemus või mulle ei meeldi see auto või mulle ei meeldi see punane tuli või siis just vastupidi, et see hinnangulisus tuleb sinna juurde ja me tihtipeale ei märka seda, et kui seesama hinnangulisus, kui sa näiteks hommikul on mingi olukord ja see on hästi tugevalt laetud mingisuguse hinnanguga ja see võib sind mõjutada näiteks terve päev otsa. Just, et mõelda siis, et kuidas tekitada seda oskust endas ka seda maha panna, seda ärevust või ärrituvust või seda kogemust. Aga kuidas siis üldse alustada? Tegelikult lihtsad tehnikad. Et selline, ilmselt oled kuulnud, on sellised hingamisharjutused, keha tunnetamise harjutused ja liikumisega pealt saab ka tegelikult teha mindfulness praktikaid. Et just näiteks üks baaspraktikatest on ka kõndimine ehk mindful walking, kus siis
saab ka tuua seda tähelepanu, seda teadlikkust käesolevasse hetke. Ja on võimalik alustada lühemate harjutustega, aga võib alustada loomulikult kohe ka selliste pikemate harjutustega, aga nii nagu ikka harjumuse loomine, et lihtsam on võib-olla alustada sellistest väikestest ampsudest ja liikuda edasi natuke suuremate juurde. Mark Williams, kes siis ka eelmisel aastal Eestis käis ja kes on siis ärksuse raamatu autor ja üks raamat on neil veel, Sügavam teadvalolek, siis nemad soovitavad alustada sellistest väikestest igapäevastest hetkedest ja harjutustest. Just selline mõnus väike check-in, et ma ei tea, hommikul pesed hambaid, tood tähelepanu sellesse hetke, et mis tunne üldse on hambaid pesta. Kuidas see olukord, kus ma olen, mida ma enda kehas märkan, mis see emotsioon seal juures teeb, mis see mõttemuster seal juures teeb. Sest et selliste harjumustpäraste tegevustega me tegelikult oleme oma selliste mõõdete või oma sellise teadlikkusega hoopis kuskil mujal. Ja üks soovitus on ka see, et tegelikult leida endale õpetaja. Et kui sul tekivad ka mingid küsimused, siis sa saad nendele ka vastused. ChatGPT võib anda sulle häid vastuseid, aga ei pruugi. Et selles valguses on teinekord ikkagi hea inimestega rääkida. Ja korraks vaataks otsa ka sellistele nagu teadusuuringutele. Tänapäeval neid teadusuuringuid on juba päris palju tehtud ja neid tuleb ka igapäevaselt juurde. Et kes tahab lähemalt teadusuuringutega tutvuda, siis võite mulle kirjutada, ma võin teile neid saata. Aga mida siis teadus üldiselt ütleb? Et meil on selline väiksem emotsionaalne kurnatus ja see tööga rahulolu on suurem. See tähendab siis seda, et seesama, et need emotsioonid, mis meid päeva jooksul saadavad, et me tuleme nendega paremini toime ja tööga rahulolu või tööga seotust on see, et inimesed üldiselt, et kui ma tulen paremini toime oma tähelepanu juhtimisega, kohal olemisega, siis ma oskan ka märgata natuke seda, mis mu töös juba hästi on ja tänu sellele suureneb ka see rahulolu. Siis on väiksem stress on ju, kaasatus töösse on suurem ja tuleme ka toime paremini nendes stressiolukordades. Meie selline säilenõtkus on suurem ja mis veel suureneb, on siis selline eneseregulatsioon ehk et ma oskangi paremini iseenda selliste mõtete ja tunnetega toime tulla ja ka et lisaks sellele, et see otsustusvõime on parem, et nad on natukene niimoodi omavahel kõik seotud. Ja tegin siin nüüd juba eelmine aasta ka ühe sellise uuringu, viisin siis läbi sellist 6-nädalast koolitust kestusega 1,5 tundi. Ja panin talle nimeks tasakaal töö ja eraelus ja siis tõin siia 2 toredat tsitaati, et just, et näidata, et see hea soovlikkus ja see emotsiooniregulatsioon või eneseregulatsioon, et kuidas ta siis nagu suureneb. Et just, et ma oskan siis olla rahulikum ja saan oma tööd nagu paremini edasi teha, et ma võib-olla ei lähe ma ei käivitu nii lihtsalt või ma ei lähe nende emotsioonidega kaasa. Ja mis sellest uuringust siis selgus, oligi see, et selline uurisin siis 2 gruppi ja kohe peale koolitust, mis nad siis märkasid, et just, et see vaimne heaolu ja enesetunne on parem, et nad tulevadki paremini selle stressiga toime ja oskavad ka siis reguleerida seda töö ja eraelu tasakaalu hoidmist. Need teadlikud pausid ja muidugi tähelepanu juhtimine, et ma tean, kuhu mu tähelepanu läheb või oskan, mitte alati, aga oskan seda paremini märgata, kui mu tähelepanu on ära läinud ja siis tuua seda ka tagasi. Ja uurisin ka sellist pikaajalist tajutud mõju ehk siis 9 kuud hiljem. Ja mis siis oli alles, oligi see, et seesama tähelepanu juhtimise oskus, et see vaimne heaolu ja meelerahu, mis nad tõid välja, see enesesõbralikkus ja just, et see piiride seadmine ja enesejuhtimine, et ma märkan, et kui midagi nagu hakkab juba kerima,
siis ma märkan ära ja oskan siis kohe seda reguleerida, sest et noh, kui me ootame sinnamaani, kus see karikas on juba täis, siis on seda regulatsiooni juba ka keerulisem teha. ja üks selline mindfulness harjutus on selline, et võime selle siin muidugi kohe koos läbi teha. Et alustuseks vaata selles ruumis ringi, kus sa oled. Niimoodi, aga vaata niimoodi ringi, nagu sa oleksid seal täiesti esimest korda. Ja hakka vaatama, mis su ümber üldse on. Ja sa võid avastada midagi sellist, mida sa varem pole märganud. Aga võib-olla märkad mingit uut nüanssi, midagi, mis on sul juba tuttav, aga sellel korral justkui püüab su tähelepanu. Võib-olla märkad mingeid mustreid või värve. Ja vaata, kas sa leiad mõne sellise asja, mis su pilku täna püüab. Ja kui võimalik, siis uuri seda, mis su pilku püüdis natuke lähemalt. Sa võid vaadata selle asja sellist struktuuri, kas ta on, ma ei tea, krobeline või sile või milline ta üldse välja näeb. Võid vaadata ta värve, kirjeldada ta omadusi. Ja saades teadlikuks sellest, mis see asi on, mis pilku täna püüdis, siis lase nüüd sellest lahti. Tule oma tähelepanuga oma jalga. Kui nad on sul vastu maad, siis on seda mõnusam teha. Ja märka seda, kuidas su jalatallad puutuvad vastu maad. Proovides siis tunnetada seda, mis tunne on, kui su jalatallad puutuvad vastu maad. Võib-olla märkad seal ka mingeid erinevaid kvaliteete, et märkad soojust või jahedust, võib-olla märkad survetunnet. Vaata, mis on täna see, mis tunne esile kerkib. Ja lase lahti siis nendest jalataldadest ja too oma tähelepanu korraks oma hingamisele. Ja tead, sa ei pea mitte midagi muutma, vaid lihtsalt saa teadlikuks sellest, milline su hingamine praegu on. Ja vaata, kas sa saad oma tähelepanu hoida oma hingamisel, lihtsalt jälgides seda rütmilist liikumist sisse ja välja. Ja ilmselt ühel hetkel märkad, et su tähelepanu juba tahab kuskile minna või tekib mingisugune järgmine mõte. See, et see tähelepanu niimoodi läheb ära, on täiesti loomulik nähtus. Meie asi on seda märgata ja siis tuua ta tagasi selle juurde, mis meie tähelepanu fookuses parasjagu on. Tee nüüd üks sügavam sisse- ja väljahingamine. Võid lahti lasta sellest hingamise jälgimisest ja tule tagasi siia aega ja ruumi. Seda harjutust saab teha silmad kinni, seda harjutust saab, seda hingamise jälgimist ja kontaktpindade märkamist saab loomulikult teha ka nii silmad lahti kui silmad kinni. Ehk et selline väike harjutus, et märgata seda, mis juba praegu siin on. Ja annan sulle ka sellise toreda pausi mudeli kaasa, et seesama, mis me just tegime, saab olla ka paus, aga selline
olukord, kui sul ongi see, ma ei tea, oled seal või saad selle e-kirja või on sul seal selline, oled seal punase tule taga, siis saad teha niimoodi, et noh, teha korra üks selline nagu paus või stopp ja tullagi sellesse hetkesse, märgata korraks, mis mu keha teeb, kas mu keha on pinges, mis emotsioon seal on, mis mõte seal on. Vaadata korra, et mis on see, mida, mis ma sain, et kas see, mida ma mõtlen, et kas see on fakt, kas see on minu enda tõlgendus. Ja siis saad valida selle suuna ehk proovida siis valida seda vastust, mis aitab sind edasi. Ja see paus saabki olla täitsa vabalt üks hingetõmme ehk et kogu selle hingetõmbe jooksul ehk siis väljahingamise jooksul saad seda check-in'i teha. Nõuab natuke trenni, et seda nii kiiresti teha, aga igati teostatav. Ja võid endale võtta sellise väljakutse, et järgmisel nädalal katsetan pausi mingis olukorras, kus ja siis pea meeles, et sa ei pea kohe vastama. See fakt ja arvamus ei ole alati sama, võib-olla, aga ei ole. Ja just, et ma saan enne selgeks, enne kui ma vastan või enne kui ma üldse midagi teen. Ja siin on üks uuring veel. Kuna siin on toredasti need visuaalselt värvid nähtaval, siis Microsoft siin on all on viide ka, saad kähku guugeldada või vaadata pärast järgi. Et meie aju töötabki tegelikult natuke teistmoodi, kui me võtame neid teadlikke pause. Ja siin on siis toodud, kasutati neid EEG mütsikesi ehk et pandi siis peale, pannakse andurid külge ja siis vaadatakse neid ajulaineid. Ja siis tegelikult siin on kenasti näha, et kui me seda pausi ei võta, siis meie aju natuke kuumeneb üle ja me tegelikult ei ole kaasatud sellesse protsessi või siin on koosolekut teema on ju, et me tegelikult ei ole seal koosolekutel nii kaasas, aga kui me tegelikult võtame neid pause, siis me suudame rohkem panustada, rohkem olla kohal, rohkem olla kaasatud ja see emotsionaalsuse tase ei ole nii kõrge. Ja võib nüüd mõelda enda peas, et mis on see olukord näiteks tööalaselt, mis mind tavaliselt käivitab. Mis on see, kuidas ma tavaliselt reageerin või kui ma saan selle e-kirja, mis ma siis teen. Mis ma tahaksin tegelikult öelda või mis ma tahaksin tegelikult teha või mis ma tahaksin saavutada. Mis see eesmärk on. Ja siis küsida enda käest, et mis on see, et milline oleks selline teadlikum vastus või kuidas on see, et kuidas ma saaksin selle olukorrale paremini vastata. Ja panin siia ka sellise väikese loendi, et mis siis nagu töökohas võiksid olla, et nii nagu ma enne ütlesin, et selline väike amps, et kui see ongi 45 või 90 minutit, et see on pigem sihuke teadlikkuse tõstmine, see saab olla ka inspiratsiooniks, selle aja jooksul saab teha ka esmase praktika. Workshopiga saame minna natuke sügavamale. Sellise juhtide koolituse puhul on tavaliselt see aeg sihuke 3-6 tundi või siis saab ka teha sellist pikemalt või moodulitena ja just selline enesejuhtimise fookus on ju emotsionaalne tasakaal, et kuidas neid keerulisi vestlusi pidada, kuidas ise mitte närvi minna, kuidas luua sellist psühholoogilist turvalisust. Meeskonnakoolitusena saab ka teha, saab teha pool päeva, saab teha follow-up'i. Saab teha pool päeva või tervet päeva ja follow-up'i, et see on just siis, kui meil ongi nagu hästi kiire, kogu aeg on võib-olla pinget palju, toetab ka sellist enesejuhtimist ja fookus saab siis olla näiteks koostööl, üksteise kuulamisel, kokkulepete sõlmimisel ja sellisel teadlikul suhtlemisel. Ja selline pikem programm, et kas ta siis on 6 nädalat või 8 nädalat või 10 või 12 nädalat, et see on siis juba tegelikult siis, kui sa soovid natuke suuremat muutust, et kas siis seda, et sinu töötajates tekiks see oskus neid
praktikaid rakendada ja see mõjutab tegelikult ka seda töökultuuri. Ehk et kui ma tegin seda uuringut, siis kui ma uurisin neid 6-nädalasi koolitusi, et siis tegelikult nendes meeskondades see tiimi kultuur ka natukene muutus. Ja sealt saab luua ka sellist regulaarset praktikat, reflektsiooni ja just, et kuidas teda võimalikult hästi seal ka seda tööelus saaks rakendada. Et need erinevad harjutused, mis on, neid harjutusi on ju tegelikult hästi palju, aga miks neid on palju? Et inimesed on erinevad ja tänu sellele siis me vajame ka erinevaid praktikaid või meile nagu sobivad erinevad praktikad, et kui ma mõtlen enda kogemuse peale ja oma nende inimeste peale, kes on olnud nendel pikematel koolitustel, siis me tavaliselt oleme arutanud ka seda, et mis neil on sellised nagu lemmikasjad või et noh, minu asi on neile pakkuda erinevaid tehnikaid või et me harjutame nad läbi ja siis ongi, grupis on alati nii toredasti välja tulnud, et osad inimesed on need, kellele hästi meeldivad hingamispraktikad, just, et ma toon selle tähelepanu hingamisele, et see aitab mul ennast väga hästi reguleerida. Teised inimesed on need, kes armastavad näiteks helisid kuulata, et just, et ma suunan oma tähelepanu helidele, et sealt ma saan kätte selle impulsi, et kuidas nagu oma kehasse kohale tulla. Osad on need, kes tahavad just sellist keha tunnetamist ja neid kontaktpindu ja kuidagi just sellist, et neil on vaja sellist nagu füüsilist väljendust või nagu impulssi, et neile sobivad need. Et see variatsioon on suhteliselt suur, aga siis ongi, et igaüks saab valida endale sobiva. Ja lubasin jätta aega ka küsimusteks, nii et kui sa täna õhtul näiteks oma päeva kokku tõmbad, siis on soovitus sulle, et pane kirja 3 asja, mis läksid täna hästi. Üks asi, mille eest sa oled tänulik ja üks tugevus, mida sa endast täna märkasid. See on niisugune hea õhtune refleksiooniharjutus. Ja pakun teile ka lisaks sellist Mindfulness rahvusvahelist äppi, et saate 3 kuuks tasuta ligipääsu, skenneerid selle QR koodi ja peaksid saama, sinna tuleb küll konto teha ja. Aga seal on ka hästi palju toredaid kursuseid, koolitusi, meditatsioone. Kui tahad eesti keeles kuulata, siis pead eesti keele valima, aga inglise keeles on seal arvu tahaks öelda, aga tegelikult ma ei tea, et kõik need, kes on mindfulnessi maailmas sellised tunnustatud tegijad, et siis nende loetud meditatsioonid on seal sees. Aga tõmbangi täna otsa kokku, ütlen omalt poolt aitäh ja tahate mu tegemusi jälgida, siis saate seda teha nii Facebooki kui Instagrami kui LinkedIni vahendusel. Nii, aitäh! On kellelgi küsimusi? Hea meelega vastan kohe kõikidele küsimustele ka. Panen selle nüüd pausile või